Tere! Mul tuli siuke keedetud kartulite isu, et täitsa lõpp. Me oleme ka muidu olnud fancy'd kartulisööjad ehk iga kord teinud ahjukartuleid. Sest keedetud kartul on matsitoit, onju. Mul on jäänud mulje, et noore tegelikult ei maitse keedetud kartulid. Ja siis meil jäi alles eelmises korras, kui me šnitzlit tegime 2 lihajuppi. Siis mõtlesin, et ma teen seda vana head lihapastat. Aga siis juhtus siuke asi, et ma võtsin lihatükid külmikust liiga hilja välja, nii et need on endiselt jääs, nii et nüüd tuleb vegetarian version. Unustasin maitse taimi, mis need peterselli asju, ka osta poest, aga mis teha. Tuleb eriti vaese matsitoit. Kunagi mulle õpetas keegi, emme ilmselt, et kui kartuleid söögiks teha, siis seda saab arvestada, või nagu kogus saab arvestada selle järgi, võib-olla oli tegelikult vanaema, saab arvestada selle järgi, et 3 kartult inimese peale näkku, nii et ma teen nüüd 9 siis, sest Pille tuleb ka külla ja mõtlesin, et äkki ta tahab ka süüa, eriti kuna nüüd liha jäi mängust välja ja Pille liha ei söö. Ja siis 3 tükki veel lisaks, et kui kellelgi on nagu rohkem kõht tühi. Aga see on alati nii raske, sellepärast, et nagu üks kartul on nagu mingi siuke tillukene, onju. Järgmine on mingi siuke, ma ei tea, nii ma umbes panen, aga umbes selle reegli järgi siis või. Kartuli koorimine tuletab mulle ka lapsepõlve meelde. Ma ei tea, miks, aga siin me üldiselt mitte kunagi ei koori neid. Ja esimest kord, kui ma Norra kolisin, siis seal ka kunagi ei koorinud neid. Ja siis seal oli traditsioon, et kui sa nagu istud söögilaua taha ja sul on kartulid tehtud, siis nagu esimene asjana kõik inimesed hakkavad oma neid nagu keedetud kartuleid koorima. Ehk nagu nad ei söönud siiski koori, aga nad koorisid need siis keedetult ära. Ja siis oli eraldi siuke taldrik laua peal, kuhu siis sai panna oma kartulikoored. Ma tean, Eestis on alati see asi, et keedetud koort sa sööd siis, kui on värske kartul, on ju. Aga et hiljem on ta nii pakku. Upsi. Siuksed asjad juhtuvad ka vahel. Ja, et pärast on nagu paksem koor või midagi, et siis sellepärast koorime tavaliselt alati. Ja samas on kõik need mingid uskumused, et koore all on rohkem vitamiine edasi, aga ma ei tea. Midagi ennast. Ma üldiselt lähen selle järgi, kuidas tunne on. Ja täna mul tunne, ma tahaks ükseid koduseid keedukartuleid. Ja kodune on kooreta Eesti kartul. Tegelikult Austriast, aga. No näe, see on mingi eriti tillu. No selle reegli järgi mul juba ju 9 kartulit on kooritud, aga need on nii tilluks, et ma pean ikka palju rohkem tegema ilmselt. Pole nii ammu keedukartuleid teinud, väga piinlik tunnistada, aga ma juba peaaegu oleks oma emale helistanud ja küsin, kuidas kartuleid keeta. Aga siis ma oma pildi mälust võtsin ette, kuidas ma kraanikausi all kartuli potti veega täidan, ehk siis kartulid lähevad koos veega keema, eks ole.
üks asi, millega me Noaga oleme nagu eriarvamusel, on see, et mina tean, et riisi peaks panema ka koos nagu, et riisi peaks ka juba vee sisse, siis pane selle veidi peale. Noa ütleb, et sa pead seda panema siis, kui keema läheb. Ja minu seda tema selle mudeli järgi ja töötab ka alati, aga mul oleks ikkagi vaja, et keegi ümber lükkaks minu versiooni ka. Nii et, mis te arvate? See on kartul. Esmalt tuleb nad siis ära pesta. Ja mulle tuli sellega meelde, et Mari mõõde siis ükskord õpetas mulle, et Indias nad ei pese niimoodi nagu nühkides, nagu meie, vaid nad panevad kausi vett täis ja raputavad ja siis mitte uskumus, see teooria seal taga on see, et siis kartulid või mida iganes pesevad 11, selle asemel, et sina pead neid kõik eraldi nühkima, nii et mul on veits liiga suur pott vist. No. Üks pani jooksu välja. Ja siis täidame ta veega. See läheb reaalselt igavesti tööle. Keemi. Nüüd on siuke lugu, et ma nagu eriti ei tahaks teile näidata, kuidas ma neid keedan, sest mu pliit on nii kohutavalt must. Nii et peate kaugele. Nii palju väikseid jäi siis alles. Siis rääkides minust ja kokkamisest, siis nüüd hakkab see osa, mis on mul tegelikult kõige lemmikum osa ja üldiselt ma tegelikult eelistan, kui keegi teine teeb seda pliidi osa. Ehk hakkimine. Kas teha sedapidi või sedapidi esmalt? Minule hakkimise armastajale meeldib nagu olla trendikas ja neid trende ise välja mõelda. Mingi aeg minu arust oli hästi trendikas hakkida ainult nagu sedapidi pikad viilud. Siis mul tuli uus trend, nagu ainult rohkem ei teegi, ainult pikad viilud. Siis tuli uus trend, kus mul meeldis hakkida ainult nagu super nagu fine, nagu mega peenikeselt. Siis ma hakkasin hakkima sedapidi, nagu tegema nüüd ringe ja siis paar lõikus edasi. Nüüd ma nägin mingisugust Insta-videot, kus oli siuke mingi medium cut, nii et ma nüüd proovin seda teha. Ja kui te nutmist ootate, siis seda ei tule, sest ma kannan läätsi ja need on siuksed tugevad nutu peletajad. Medium cut'i saab siis teha nii, et pikalt, pikku pidi ja siis niimoodi keskist. Mida tegelikult see on see kõige harilikum siivulasi, nii et harilik on in again. Nüüd siuke värk, et ma ei tea, kas tegelikult siukses jahukastmes küüslauk käib sees, aga kuna küüslauk on mu lemmiktoit, siis ma panen seda ka sisse.
see küüslauk on kasvanud Raplas. Mul on import küüslauk. Mu vanama, kes selle kasvatas, rääkis kord mulle, kui ma küsisin, kuidas küüslauku osta poes, ma elasin siis tollal veel Eestis. Et kui sa tahad Eesti küüslauku, siis Eesti küüslauk on alati lilla. Vot. Pluss on mega sticky ja hoopis teistsugune kui need poemad siin, nii et sa võid kohe aru saada, et vanaema kasvatatud. Siis Jamie Oliverilt õppisin ma kord triki, et kui sa pressid peale, siis on küüslaugule, siis on koort palju lihtsam eemaldada ja samuti ka hakkida on seda lihtsam siis. Küüslauk paneb nutma nüüd hoopis. Hakkimine ei käi eriti kokku mu teise hobiga nimega küüned, näete. Ja ma olen läinud, sest ma lõiksin need maha kogemata niimoodi. Nii et ettevaatust. Nüüd mul või sulab pannil. Vahepeale klaas veini. Lonks tähendab. Ma nüüd just panin küüslaugu kaasa, et see läheb udused. Nüüd ma panin ka jahu. Ja nagu internet ütles, tuleb seda natukene pruunistada. Ja siis vett peale lasta. Ja keema ajada. See näeb välja nagu okse. Maitseb hästi, kui ma tahan näha, mis nägu noa teeb, kui ta näeb, mis toitu ma tegin täna. Mul on kohutav maitseja. Ma tavaliselt söön maitstes kõhu täis ja mingi toit valmis. Ma ei tea, seal internetis nad veel ütlesid, et peab panema vahukoort, aga mul ei ole seda minu koort. Aga kui ma paneks piima, äkki see töötaks või? No oli hea juba ju. Ma proovin.
see on liiga vedel. Ma tean tegelikult, et see loogika vist on see, et see jahu reageerib õlile või sellele rasvale ja siis see vesi paneb selle reageeringu paisuma, onju. Ja tegelikult ei oleks õige vist ilmselt hiljem jahu juurde lisada. Ja jumala maitseb. Ma võin kihla vedada, et Noa ütleb, et liha on puudu. Teab ka, et see on jää sellest. Sööke on näiteks üks jahupakk Austrias. See on minu jahukaste. Siin keevad kartulid. See on mu mask. See peel off mask, mis ma enne tegin. See ei tööta eriti üldse hästi, aga mul lihtsalt meeldib teha seda sellepärast, et see on nii lahe, mis pärast välja tuleb. That's me. My mouth. My eyes. My nose. My chin. Noa õpetas mulle, et fansid inimesed, kui nad joovad punast veini, jätavad korgi pealt ära, sest ma ei tea, mingid aurud tulevad välja vist. Vein läheb äkki paremaks, see maksis ainult 2 eurot. Ilus nägi välja ja odav oli ehk sobis. Ja ma siis nüüd ahvin neid tähtsaid inimesi. What is it? Onions or something? It's my sauce. Is the meat not inside yet? No. Nussa sai. Ja hambad juba valutavad. Igatahes. Pärast Noa koju jõudmist ma lõpetasin filmimise, sest me läksime kaklema selle üle, mida teha lihaga, sest nagu ma olin arvanud, Noal oli seda väga vaja. Ehk kuidagi tuli see üles sulatada ja siis me olime eri arvamusel, kuidas see üles sulatama peaks ja siis me läksime kaklema ja don't worry, me leppisime ära ka. Igatahes rohkem ma ei filminud. Ja siin on pilt minu lõpptoidust, mis tegelikult maitses mega hästi. Siis ma tegin endale, sest Noale ei meeldi ka hapukoor, seda kodust suvist hapukoore tomati kurgikastet. Väga nämma. Ville ei tahtnudki süüa, ta oli just söönud. So, that's it. That's my koka video.